Kõik inimesed on uudishimulikud. Uudishimust ajendatuna saame teadmisi ja need on meie käitumise ja mõtlemise aluseks. Paljud meie igapäevased küsimused algavad sõnadega kui palju. Näiteks, kui palju on minu kodulinnas lapsi, kes lasteaias käivad? Kui palju teenivad inimesed keskmiselt kuus Tallinnas, Ida-Virumaal või Eestis kokku? Kui palju keskmiselt kulutavad inimesed iga päev Tartus toidupoes käies? Ja nii edasi ja nii edasi. Paljude küsimuste vastused lubavad teha paremaid ja täpsemaid otsuseid ning näitavad, kuidas inimesi paremini aidata. Niisugustele suurt avalikku huvi pakkuvatele küsimustele annabki vastuseid riiklik statistika. See on kõigile võrdselt kättesaadav avalik teave, mis võimaldab selle kasutajatel teha oma elus või äris vajalikke otsuseid. Riiklik statistika on kooskõlas üldtunnustatud tingimustega ning vastab asjakohasuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Eestis teevad riiklikku statistikat Statistikaamet ja Eesti Pank. Väga sageli leiad sellistele küsimustele vastuseid Statistikaameti kodulehelt, kus saad kasutada tasuta statistika andmebaasi. Statistikaamet kogub Eesti inimestelt ka pidevalt tagasisidet selle kohta, millist infot kõige rohkem vajatakse. Miks on statistika andmed just sellised, nagu need on? Seda uurivad tavaliselt teadlased. Näiteks selgub statistikast, et Eestis on meeste keskmine palk kõrgem kui naiste keskmine palk. Aga keskmine mees elab vähem kui keskmine naine. Statistikast saame teada, et ülikooli lõpetajate seas on mehi vähem kui naisi ning et mehed käivad arsti juures vähem kui naised. Statistiline erinevus ei tähenda veel seda, et kedagi diskrimineeritakse. Kui statistilistele erinevustele ei leidu lihtsat seletust, siis tuleb uurida, mis selliseid erinevusi tekitab ja kuidas saab paremini aidata neid, kes on nõrgemas olukorras.